Kas sa tead seda tunnet, kui sa peaksid õppima, aga Instagrami postitused ei saa otsa ja su sõber saatis sulle järjekordse meemi, millest sa mitte midagi aru ei saa? Ole mureta. Turule on tulnud äpid, mille abiga sa väidetavalt saavutad oma eesmärgid, muutud tervislikuks, muutud õnnelikuks, kontrollid oma ATH-d. Okei, väga palju lubav. Internet on täis reklaame erinevatest produktiivsuse äppidest. Habitica, Striving, Focus Dog, Focus Bear, Forest ja nii edasi. Kunagi oli aeg, kus produktiivne tegutsemine tähendas teises toas karjuvat ema, et kui sa oma kodutööd ära ei tee, siis sa õue ei lähe. Tänapäeval karjuvad sinu peale äpid. Taimerid, mis meid kontrollivad, koerad, kes tahavad maiuseid ja taimed, mis surevad ära, kui sa TikToki avad. Täna uurime, kus need äpid tulid, mis probleemi nad lahendavad ja siis proovime järgi, et kas need päriselt aitavad ka. Kui keegi ei viitsinud 20 aastat tagasi kodutöid teha, oli põhjus tavaliselt väga lihtne. Sul oli huvitavam raamatut lugeda või telekast kodus ja võõrsil vaadata. Ja siis tulid nutitelefonid. Ja sellest hetkest alates muutus igavapoolsesse ülesandesse süvenemine tõsiseks probleemiks. Mitte, et raamatud poleks olnud põnevad, aga nutitelefonid ja kõik asjad, mis sa nendega teha saad, on ekstra sõltuvust tekitavad ja psühholoogiliselt disainitud nii, et sa oleks võimalikult kaua ekraani sees kinni. Need on reaalselt ümber kirjutanud meie aju dopamiinisüsteemi. Ehk telefon tekitas keskendumisprobleemi ja nüüd irooniliselt telefon proovib seda sama probleemi lahendada. Armastuse malevast tuttav Indra on Indarra fitness kogukonna looja. Ta tunneb, et produktiivsusäpid aitavad ettevõtluse kaootilisusega paremini toime tulla. Kus sa enda jaoks avastasid need äpid? Ma arvan, et keegi Instagramis jagas ja ma pidin järgi proovima. Ma kuidagi leidsin sellise ägeda äpi nagu Forest ja ma olen seda nüüd ise kasutanud aasta aega. Ja kuidas see aitab sind? No varasemalt ma töötasin palgatööl, siis mul ei olnud üldse nagu motivatsiooni vaja, et nagu töötada sellepärast, et sul on kindel aeg ja kindlad ülesanded, aga siis kui ma nüüd olen ettevõtja, siis ikkagi on mingid ülesanded, mida ei taha üldse nagu teha ja siis see äpp kuidagi aitab mind nagu motiveerida seda tegema. See on selline väga äge kontsept, et sa saad väikse nagu metsa endale päeva lõpuks näiteks kätte ja ma kuidagi tunnen, et minu jaoks on see väga motiveeriv. Ongi mul see puu kasvab seal, taimer käib ja kuidagi palju kergemini läheb. Produktiivsuse äpid lubavad meid aidata 3 põhilisel viisil. Fookust hoida, ajaline piir panna ja motivatsiooni tekitada. Äpid nagu Freedom ja Cold Turkey panevad su telefoni või arvuti kinni. Või mitte kinni, aga sa ei saa avada teatud äppe enne, kui aeg otsa saab. Eile ma siis proovisin ära Striving äppi. Otseselt ise see äpp mind ei motiveerinud rohkem tööd tegema, kuna seal ka lihtsalt taimer nagu käis. Aga üks asi, mis oli väga-väga äge, oli, et algselt, kui sa enda andmeid sinna sisse panid, siis sa pidid sinna kirjutama, et mis sa arvad, mis on sinu siis screen time päevas keskmiselt, on ju, et kui kaua sa telefonis oled. Ja siis sa panid selle kõik sisse, siis see äpp võttis päriselt sinu data ja siis ta näitas sulle, et kui palju sul on praegu ja kui palju sul oleks seda äppi kasutades. Nii et siis minu screen time siin näitab peaaegu 10 tundi päevas, aga ta ütleb, et äpiga oleks siis ainult 2,5, on ju. Või et näiteks, kui ma muidu võtan telefoni peaaegu 200 korda kätte, siis äpiga oleks nagu ainult 34 korda, on ju. Keskmise eluea kohta, kui ma oleks nii kaua elus, siis see oleks 42 aastat. Midagi crazy, et see pani küll korraks mõtlema, et oh my god. Aga äpp ise ei olnud nii motiveeriv mu jaoks, et ma seda ise edasi kasutaks.
väga paljud äpid, näiteks Pomocat, kasutavad Pomodoro meetodit, et jaotada töö tükkideks. Fun fact! Pomodoro meetodi kohta on tehtud ka uuringuid ja sellised struktureeritud pausid ei ole üldse rumal mõte. Ühes katses võrreldi õpilasi, kes tegid Pomodoro tehnikat ja siis neid, kes tegid suvalisi pause. Need, kes tegid pause oma äranägemise järgi, tundsid suuremat väsimust, halvemat keskendumist ja madalamat motivatsiooni. Ja laiem teadus ütleb sama. Teadlikud pausid, kas 5, 10 või 60 minutit, tõstavad energiataset, parandavad produktiivsust ja fookust. Aga teadlikud pausid. Mitte, et sa võtad poole lehekülje pealt telefoni kätte ja scrollid pool tundi TikTokis. Need ei ole samad asjad. Paljud äpid kasutavad gamificationit. Äpid nagu Focus Dog, Study Bunny, Focus Plant ja Forest panevad sind õppima läbi preemiate. Kui sa õpid, siis saab su virtuaalne koer maiuseid või sa saad osta distsipliini eest teenitud mänguraha eest jänkule riideid või kasvatada enda aias taimi. Aga mõni äpp kasutab ka karistusmehhanismi. Inimesed vihkavad kaotamist rohkem kui armastavad võitmist. Mul oli reaalselt halb tunne, kui Forest viskas mulle teate, et mu puu sureb ära, kui ma selle taimeri praegu kinni panen. Ma tegin nüüd pool tundi fookust selle Forest asjaga, aga ma ei ole kindel, kas just see aitas või aitas pigem see, et mu telefon oli siin statiivi peal pool tundi. Ehk siis ma ei saanud selles olla. Mind isiklikult muidu timelapsid väga aitavad, sest et mulle meeldib pärast järgi vaadata, kui palju ma sain tehtud ja kuidas see kõik nagu järjest valmis saab. Ja mis veel haige on selle Forestiga on see, et kui sa oled telefonis, siis su nagu telefon läheb lukku põhimõtteliselt, et sa ei saa seda äppi kinni panna. Ja siin on ka siuke variant sellel desktopi versioonil. Ja kui sa poole pealt ära lõpetad oma taimeri, siis esiteks ta annab sulle hoiatuse, et kas sa oled kindel või, sest et su nunnu puu sureb ära. Sa haig inimene, oled sa kindel, sa tahad kinni panna seda või? Nii et ma ei tea, kas siuke süütunde tekitamine on just väga õige inimesele, kes tunneb ennast niikuinii nagu süüdi ja halvasti, et ta ei suuda keskenduda mingile asjale ja siis sa paned sellise asja ka veel sinna, et sa oled rõve, kui sa nüüd pool tundi järjest ei tee midagi. Mis sa arvad nende äppide karistusmehhanismidest? Ma ei ole seda kunagi näinud nagu negatiivselt, et mind ei ole see halvasti mõjutanud, mul on mingi 1 või 2 korda ainult seal see Forestis puu ära surnud. Aga natuke kurb oli. Või siuke nagu, ja võib-olla siuke failure tunne veits. Jaa, no seda ma mõtlengi. Ja, aga samas ma tunnen, et ma saan seda positiivselt enda jaoks ära kasutada, et ma ei taha rohkem nii tunda, ma ei lase sellel juhtuda, aga ma saan aru, inimesed on nii erinevad. Ja, kui on inimene eriti, kellel on niigi raske, ta niigi ei saa hakkama, ta proovib seda äppi kasutada ja see äpp tuletab talle meelde, et ta on nagu mõttetu. Okei, ja niipidi võib küll olla, on ju. Ja muidugi, aga kui seda juhtub tihti, et siis ma ka näeks seda niimoodi. Ja kui sa ei taha, et sinu produktiivsus sõltuks sellest, kas mingil digitaalsel koeral on kõht täis või kas su taimed elavad või mitte, siis mul on sulle hea uudis. On olemas ka füüsilised meetodid. TikTokis on ülipopulaarsed trendid nagu õpin seniks, kuni jääklaasis ära sulab, õpin, kuni küünal ära põleb, kuniks mu iPadil saab aku tühjaks, kuniks mu juuksed kuivavad ära, kuniks mu sibulad on pruunistatud. Alati, kui ma kodus filmin, siis mul on see nagu nii pime. Vabandust, et ma elan kogus. Siin on üks video, mis peab valmis saama homseks hommikuks. Kell on 12:30 öösel ja ma olen hakanud ära väsima. Nii et nüüd on ainuõige aeg võtta endale klaas jääd, et vaadata, kuidas see ära sulab. Panen siis selle ühe jääkuubiku siia tassi ja vaatame, kas ma suudan töötada nii kaua, kui need ära sulab. Vaatame siis, kui motiveeritud ma olen pärast. See jää on meil nüüd põhimõtteliselt ära sulanud. See tegi mu hiiremati märjaks. Ma ei vaadanud kordagi
selle jää poole. 2 tundi hiljem ja jää on peaaegu täielikult sulanud, siin on hästi väike killuke veel, aga võin öelda, et täiesti mõttetu häkk. Üldse ei motiveerinud. Jah, never again. Mina seda kindlasti uuesti ei teeks. Cheers! Külmkapi jäämaitse. 2016 uuringust tuli välja, et need äpid tekitasid kasutajatele küll harjumusi, aga ainult seni, kuni äpp andis meeldetuletusi või oli risk, et striik kaob ära. Niipea kui äppi enam ees ei olnud, kadus enamustel nii motivatsioon kui ka harjumus. Ja ma isegi ei teadnud sellest uuringust midagi, aga ma enda peal juba märkasin seda. Ja sa kasutad seda ainult 3 korda nädalas või? Ja 3-4 korda, et kui ma igapäevaselt kasutaks, siis ta kaotab oma nagu magic mu jaoks ära, et ma pean ikka nagu päevapausi näiteks tegema, sest muidu ta muutub nii nagu igavaks või nagu tavaliseks, et siis jah. Ja mis me siis teada saime? Päeva lõpuks vahet ei ole. Tee seda, mis sind aitab. Minu arust kõik võiksid proovida neid äppe, kellel on raskusi enda motiveerimisega ja need võivad väga-väga palju aidata. Olgu see äpp või sibula praadimine. Kui mingi häkk või äpp sind aitab, siis anna minna. Aga mis te arvate? Kas te kasutate mõnda produktiivsuse häkki või äppi? Või olete te lihtsalt naturaalselt väga töökad? Jätke oma arvamused kommentaaridesse.